Tere, head televaatajad! Me oleme teiega parimal telekanalil, Tallinna Televisiooni kanalil ja parimas saates, mille nimi on Tervisevõti. Ja loomulikult saates olen teiega mina, doktor Vassiljev. Ja nii nagu alati saadet me teeme teiega koos. Teie, olge palun nii head, helistage siia stuudiosse telefoninumbril 6631388, millist numbrit te ilmselt näete ka oma koduste teleekraanide vasakul üleval nurgas. Helistage, hallo! Vaate, see on midagi tuttavat. Peaaegu et igas saates keegi helistab ja vajutab oma telefoni nuppusid. Et see on päris huvitav siuke tehniline nüanss, et kui vajutab telefoni nuppusid, ilmselt siis kostab millegi pärast eetris. Aga meil on järgmine kõne. Hallo! Hallo, tere! Kas vene keeles oskate natukene? Oskan küll, aga ei tohi, sellepärast et seadus käsib kõik ära tõlkida eesti keelde, mis te mulle vene keeles räägite. Aga kas te eesti keelt oskate наtukene? Оскат натаки, но минул он väike küsimus. Может быть, вы мне разрешите сказать. Дело в том, что поскольку в Эстонию приехало много беженцев, умеете ли вы лечить африканские болезни? Это первый вопрос. И второй вопрос депутату Riigikogu доктору Vassiljevu. Вы всех жителей Африки в Эстонию пригласите? Aha, nii, ma tänan küsimuse eest. Väga nutikad ja head küsimused. Kõigepealt, et kas Eesti arstid oskavad kõiki Aafrika nakkusi ravida, mida võivad paganlased siia tuua. Ja teine küsimus on mulle isiklikult, et kas mina siis toongi need Aafrika pagulased siia. Ei, mina neid Aafrika pagulasi ei tuo. On vastavad Euroopa Liidu normid selle kohta, mille maa kui palju peab vastu võtma, aga meil siin eriti sõna õigust ei ole. Paraku siiski ei saa Ungari kombel hakata mingi suurt traataed ümber ehitama, aga mis puudutab troopilisi nakkusi ja haruldasi haigusi, nad on teada ja üldiselt arstidel on kirjandus olemas ja kõik materjalid on kättesaadavad, nii et põhimõtteliselt me saame nendega hakkama, aga õnneks neid haigusi on äärmiselt vähe ja võt probleem ongi selles, et kuna neid on vähe, siis alati ei tule selle peale, et see on mingi troopiline haigus, aga põhimõtteliselt oskame ravida küll ja näiteks mujalt Aafrikast ja Aasiast tuuakse ka mikroobe, mis sellised nutikad tegelased, need mikroobid levivad sugulisel teel ja kui tehakse tavalist nagu esmast analüüsi igasugu bakteritele, mis suguteedes elavad, siis neid baktereid ei avastata, aga siiski testid on olemas, nii et teisel, kolmandal sammul nagu leitakse need kah ülesse ja on vastavalt antibiootikumid, mis ka nende vastu aitavad, nii et tegelikult ei ole see asi üldse nii hirmus, et peaks nüüd iga teist nahavärvi inimest kartma, et tal mingisugused koledad nakkused küljes. Ei ole see lugu üldsegi nii hull. Just nimelt Õismäel, see on mingi kohalik lokaalne haigus või? Kuidas? Kas on mingi kohalik Õismäe haigus, mida mujal ei esine? Hallo? Ja no oleks võinud kauem seda muusikat lasta, siuke hää rahustav muusika, muuseas Parkinsoni haigetele ka hää päris niimoodi rahustab maha, et käed ei väriseks. Doktor Vassiljev kuulab teid. Hallo? Jaa, tere. Ma kuulan. Rääkige telefonitoru sisse, mitte vastu televiisorit. Hallo? Jaa, hallo? No ma ei tee, aga ma rasked asju küll tassin, jah. Õllekaste või? Ei. Suurt ämbrit. Kuulge, ega te juhuslikult ei ole koristusvahendite operaator? Ei ole, mul lihtsalt asju, mis on vaja koju tuua. Mina tahaks ka sellist tööd, et hästi raskeid asju võtku koju vedada kullakange ja Veelistan jääda sinna Toompeale, sest vaadake, siin on ka tarku inimesi vaja, sest tõepoolest on seal mõnikord vaja ka targa inimese häält ja kui mul õnnestub seal vahetavalt midagi öelda, eks ma ütlen ka ja kus juures kujutage ette, nad kuulavad ka, mis ma räägin, sellepärast, et mõnikord seal saalis istub paar-kolm inimest, teised on kuskil koridoris või joovad kohvi, kui mina hakkan midagi rääkima, nad tulevad tagasi, teritavad kõrvu ja nad kuulavad, nii et eks igaühel on oma töö, mida ta teeb, aga mina teen nii siin kui seal
nii seal ma teen seda, mis seal oskan, siin ma teen seda, mis siin oskan kõige paremal viisil, aga ainult tänu teile, sest ka seda saadet me teeme teiega koos. Teie olete lugupeetud kaasautorid, kellele ma olen ülimalt tänulikud ja meil sai teiega suurepärane saade. Ma tänan teid kõnede eest. Saates oli teiega doktor Viktor Vassiljev ja palun olge terved.